midagi, midagi nüüd täiesti erinevat küll ei ole, et saal on ikka saal ja jõusaal on ikka jõusaal, lihtsalt võib-olla kui nüüd korvpallikooliga võrrelda, siis natuke professionaalsem võib-olla asi. Aga ei, üldjuhul midagi väga erinevat küll ei ole, kui siis see, et põhimõtteliselt elamine ja trennid ja kõik toimub ühes majas, et lähed trepist üles või hommikul ärkad 7 trenn, siis 6:50 ärkad, kõnnid trepist alla ja oledki saalis, nii et see on küll, kui siis jah, see võib olla küll sihuke teistsugune asi. Koos minuga on mingi 4 leedukat, seal 4 vahel me enam-vähem jagame seda. Üks teeb trenni enamus ajast meestesatsiga. No kõik need 3 on olnud enda vanustes koondises, nii et konkurents on selles tugev, aga midagi võimatut küll ei ole. Liiga on, ütleme niimoodi, et võib teha erinevust, saad välja tuua erinevad satsid, mis on tugevamad ja nõrgemad, aga kokkuvõttes kõik võivad võita kõiki, et kuna meil on iga reede ja laupäev mäng, siis see on suht sihuke tihe graafik ja põhimõtteliselt laupäevase mängu võib võita lihtsalt see, kes tuleb parema keskendumisega, nii et liiga on muidu suhteliselt ühtlane. Ma ei usu, et niimoodi täpseid eesmärke ei ole pandud, aga kindlasti eesmärk ei ole ainult individuaalne arenemine, et ikkagi igalt mängu minnakse võitma ja selles suhtes satsi koostöö, see on ikka väga tähtsal kohal siin ka, nii et ma pigem ütleks, et ta on nagu tasakaalus, aga otseselt niimoodi eesmärk ei ole, et me peame nüüd võitma või midagi sellist, aga võita on ikka alati tore. Paratamatult täiesti terved ei ole, aga ma olen selles ühtegi trenni ei ole vahele jätnud ja ma olen ikkagi kõik kaasa teinud. Lihtsalt peale trenni tuleb rohkem hoolt kanda jalgade eest ja ma arvan, et see ongi nagu võti, et kui kannad peale trenni enda keha ja jalgade eest hoolt, siis kannatab ka natuke läbi valu teha seda. Suure satsiga mingit kontakti praegu ei ole, aga ei, see on ikka hea, kui esimene sats mängib nii kõrgel levelil ja kodumäng on alati käia ja vaatamas ja saab lähedalt vaadata, istud pingi taga, vaatad, kuidas Jašikevits seal karjub kõikide peale, nii et ei, see on huvitav, et see on hea, kui meeste sats on nagu kõrgelt esindatud. Ei oska niimoodi öelda, aga ma arvan, et see võib olla see, et kõik lapsed pannakse noorest east lihtsalt korvpalli mängima ja nii on. Et ma arvan, et laps isegi saa väga valida, et vanemad teevad selle töö ära. Arvatavasti see suvi ikkagi tahaks teha koondis kaasa, aga eks see oleneb ka tervisest. Aga ma niimoodi liidreid küll välja ei tooks, et meil on suhteliselt ühtlane sats ikka ja igal ühel on enda roll täita, ma usun. Aga eraldi liidreid ma arvan, et ei ole küll mingit mõtet välja tuua.